Armsad sõbrad, mind hämmastab igal aastal see, kui kiiresti möödub paastuaeg. Kätte on jõudnud juba paastuaja 5. pühapäev ja see tähendab, et ülestõusmispühani ongi jäänud ainult 2 nädalat. Seda paastuaja 5. pühapäeva nimetatakse ka kannatuse pühapäevaks või passiooni pühapäevaks ning neid 2 viimast paastuaja nädalat Kristuse kannatamise ajaks. Niisiis me pöörame üha tõsisemalt oma pilgud Kristuse ristile, mõtleme selle peale, mida Jumal on oma ainusündinud poega andes meie heaks teinud. Püüame leida endas tänulikkust meie Isale taevas, kes on meid nõnda armastanud, aga tulla Jumala ette ka siira kahetsusega kõige selle pärast, mida meie oleme teinud valesti või halvasti või kõige hullem, kui me oleme andnud endas ja oma elus maad kurjale. Sellest küll võib-olla kaudselt on juttu ka meie tänases pühakirja lugemises, mille me leiame Apostel Pauluse kirjast Efeslastele, selle kirja 2. peatükist. Apostel kirjutab siin nõnda ja ma alustan 1 salmi võrra varem, kui on antud meie kiriku kalendris selle pühapäeva epistliks. Tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu. Teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need 2 üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Niisiis, nagu ma ütlesin, ka siin selles meie pühakirja tekstis on juttu vähemalt kaudselt sellest halvast või kurjast, mis võib teatud määral märgistada meie elu ja on paraku märgistanud kogu inimkonna ajalugu läbi aegade. Apostel nimetab siin vaenu, võime tõlkida kreeka keelest ka veidi tugevamalt, nimetada seda vihavaenuks ja konkreetselt peab ta silmas vastuolu, mille keskel ta ise elas, vastuolu juutide ja endiste paganate vahel, kes nüüd on saanud kristlasteks, aga keda siiski väga paljud välised asjad veel juutidest lahutasid. Ühena juba selles kirjakohaski mainitud ümberlõikamine. Teisena käskude seadus, mida Paulus samuti nimetab. Need käsud ju määrasid väga palju inimeste igapäevases elus ja kui inimeste elukombed ja suhtumine asjadesse on erinevad, siis paraku võib see tekitada ka võõristust, umbusku ja isegi vaenu või üleolevat suhtumist. Me teame, et seda on erinevate rahvuste vahel ikka olnud. Me teame, et juutide suhtes on see võtnud ajaloos teinekord väga tõsise tagakiusamise vormi,
aga eks ka meie oma rahvas, Eesti rahvas, ole pidanud päris palju kannatama ja ma mäletan nõukogude ajas seda, kuidas tihtipeale need, kes olid mõnest teisest rahvast, aga tundsid ennast meie maal peremeestena, suhtusid ka minusse üleolevalt ja teinekord koguni vaenulikult. Aga ma ei taha selle juurde pikemalt jääda, sest et nii nagu me tänasest epistlist kuulsime, Kristus on tegelikult selle vaenu kaotanud, ta on selle oma ristil surmanud. Tema on teinud kõik selleks, et rahu võiks valitseda nii inimeste ja Jumala vahel kui ka inimeste keskel. Nüüd on muidugi küsimus selles, kuivõrd meie oleme selle anni väärilised ja selle kutsumuse kõrgusel. Kui me mõtleme selle peale, mis toimub maailmas ka praegu ja jälle intensiivsemalt kui mõni aeg tagasi veel, siis ega me inimkonnana vist paraku väga palju õppinud ja kuigi palju muutunud ei ole. Aga läheme siiski selle pühakirja teksti juurde ja kõigepealt ma tahan tuua esile selle, et see kiri, Efesose kiri, on suunatud, nii nagu nimi ütleb, Efesoses asuvatele kristlastele, kellest enamuse moodustasid endised paganad. Ja Efesoses oli see vastuolu juutide ja paganate vahel tõusnud üsna teravalt juba siis, kui apostel Paulus seal kohapeal oli ja evangeeliumi kuulutas. Sellest me võime lugeda apostlite tegude raamatust. See teine peatükk, kust me oma tänase epistli oleme võtnud, algab julgustava kinnitusega neile, keda Paulus oli sellesama kirja alguses nimetanud väga ülevate, väga kaunite sõnadega Efesoses elavateks pühadeks ja usklikeks Kristuses Jeesuses. Ta nimetab neid pühadeks. Aga samal ajal ei varja ta nende eest ka seda, et nad ei ole pühad mitte iseenesest, mitte loomu poolest, sest varem enne kristlaseks saamist olid nad, nagu ta ütleb, elanud pimeduse lastena. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil. Te olete pühad, te olete kutsutud ja valitud, aga seda üksnes seetõttu, et Jumal on teid elavaks teinud. Enne te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Nii ütleb Paulus nendele Efesose kristlastele, kellest enamuse moodustasid endised paganad, aga et mitte näida üleolevana, et mitte kinnistada seda kirja kindlasti üheks ajendiks olnud vastuolu juutidest ja endistest paganatest kristlaste vahel, selleks lisab Paulus koheselt juurde, et see, mida ta ütleb Efesoste kui endiste paganate mineviku kohta, kehtib ka tema enda puhul, kehtib ka juutide puhul. Ta ütleb, meie kõik käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda. Ning me olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Nii et Paulus ütleb, et ei ole vahet. Jumala ees ei ole inimestel vahet. See, kes on teinud elavaks nii ühed kui teised, nii juudid kui paganad, see on ju Jumal, kes on näidanud, nagu Paulus kirjutab, oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses, kelle halastuse ja armastuse läbi me oleme päästetud, ilma et ükski saaks kiidelda. See ei ole meie tegu, see ei ole meie väärikus, meie sünnipära, mille pärast Jumal on meid vastu võtnud, vaid ta on meid oma
halastuse ja armastuse läbi päästnud, ilma et ükski saaks kiidelda. Me oleme tema teos, ütleb apostel Paulus. Kreeka keeles kõlab see väga ilusti, me võiksime sellega otse sõna-sõnalt eesti keelde tõlkida. Me oleme tema poeem. Kujutage ette, ma ei väsi seda esile toomast ja kordamast, kui kaunis see on, kui imeline on mõelda. Meie oleme Jumala poeem. Me oleme tema kätetöö. Me oleme Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Me oleme Jumala teos, Jumala poeem. See on meie tõeline kutsumus. See on see, mis annab meile tõelise väärikuse ja väärtuse. Mitte meie sünnipära, mitte see, millisest soost me oleme, millise rahva hulka me kuulume, vaid see, et me oleme Jumala teos, Jumala poeem. Nii ei ole siis juutidel ja paganatel ei hukkamõistu ega päästmise, ei Jumala viha ega armu seisukohalt mingit vahet. Apostel Paulus ütleb oma kirjas roomlastele sellest samast kõneldes kokkuvõtlikult, Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla. Nii et me kõik oleme olnud sõnakuulmatuse lapsed, et kõikide peale halastada. Kõik on pandud kinni sõnakuulmatuse alla, aga Jumal tahab kõikide peale halastada. Meie kõikide, meie igaühe peale, vaatamata meie sotsiaalsele staatusele või päritolule, vaatamata meie isiklikule nii-öelda väärtusele. Jumal armastab meid kõiki, vaatab meie kõigi nagu oma laste peale ja tahab meid kõiki päästa, tahab meie kõikide peale halastada. Selle halastuse, selle pääste osaliseks me saame, nagu me väga hästi teame, üksnes Jeesuses Kristuses, kes on meid oma ristisurma ja oma ülestõusmise läbi lunastanud. Ta on meid tõepoolest päästnud ja vabastanud patust ja surmast, kurjast ja hukatusest. Ta on andnud iseennast, lasknud ennast siduda, lasknud ennast peksta ja piinata, teotada, mõnitada, risti lüüa, selleks, et meie võiksime olla vabad. Ja see vabadus oleks tõeline, sest see oleks vabadus patust ja surmast, kurjast ja hukatusest. Apostel Paulus ütleb, et Kristus on meid oma risti läbi vabaks teinud, kuna üheks saamine Kristusega tähendab seda, et me oleme koos temaga surnud ja surnuist üles tõusnud. Me oleme ristimises temaga liidetud või temaga rõivastatud. Nii et meil on osa Kristuse surma ja ülestõusmise viljast. Kristus on oma ristil surmanud vaenu nii inimeste ja Jumala vahel kui ka inimeste vahel isekeskis. Kristus on meid oma ristisurma läbi päästnud ka sellest hukkamõistust, millega inimkonda on läbi aegade koormanud Jumala seadus, ükskõik kas nad on selle omaks võtnud nagu juudid või mitte nagu paganad. Seadus ei suuda meid päästa, kuna me kõik eksime ja see tähendab, et seadus mõistab meid hukka. Aga Kristus on oma armulise ohvrianni läbi, oma armastuse kaudu, oma ristil teostatud lunastuse kaudu meid vabastanud seaduse hukkamõistust. Seaduselt on võetud võim meid karistada, meid Jumalast lahutada. Me oleme Kristuse risti läbi Jumalaga lepitatud, me oleme temas õigeks mõistetud. Tema õige on täitnud Jumala ees kõik seaduse nõuded ja ta on andnud ennast meie eest. Tema suri, et meie võiksime elada.
Muidugi, Jumalana ei surnud ta mitte jäädavalt, sest Jumalana on tal meelevald nii elu kui surma üle. Ja seda enam me võime teada, et tema surma läbi ja tema ülestõusmise läbi on meile kingitud uus ja tõeline elu koos andeks andmise ja lepitusega. Aga nagu ma juba ütlesin ja nagu apostel Paulus näitab selles tänases epistlis, see, et me oleme nüüd lepitatud Jumalaga, tähendab ka seda, et me oleme lepitatud omavahel. Kui me kõik seisame Jumala ees, Jumala trooni ümber temaga lepitatuna, siis ei saa me seda teha ju nii, et me ei ole isekeskis lepitatud. Kuigi paraku tihtipeale seda ikka juhtub ka inimlikes peredes. Kõik on lapsed, kõik on vennad ja õed, aga omavaheline kiivus võib teinekord võtta niivõrd kohutava kuju, et lepitusest, rahust, üksmeelest ja armastusest ei saa enam juttugi olla. Aga Kristuses me oleme kutsutud elama lepitatuna ka üksteisega. Ja Pauluse jaoks oli siin selles kirjas muidugi esmatähtis, et see tähendab, et omavahel on lepitatud ka juudid ja endised paganad. Kristus on nad meid kõiki oma ihus üheks teinud. Varem lahutasid meid seadus ja kõikvõimalikud eeskirjad ja kombed, aga nüüd enam mitte, sest Kristuses me oleme üheks saanud. Need välised asjad ei ole enam tähtsad, sest temas me oleme ühendatud. Juute ja paganaid teineteisest eraldanud või lahutanud vahesein on maha kistud, nagu apostel Paulus ütleb. Ja senine vihavaen on asendunud lepituse ja rahuga. Teeme nüüd väikse pausi siin ja küsime enda käest ausalt, kuidas selle asjaga ikkagi tegelikult on. Ja ma ei pea silmas mitte ainult juute ja paganaid, vaid kõiki inimesi. Kõiki neid, kes on meie ümber, meie kõrval. Kas me mõistame, et Kristuses on vaheseinad maha kistud? Et vihavaen, kadedus, kiivus, üleolevus, eelarvamused, üksteisesse halvasti suhtumine, see kõik peaks olema selja taha jäetud, maha maetud, ristil, Kristuse ristil surmatud. See peab olema asendatud lepitusega ja rahuga. Meie südames, meie elus, meie suhete ringis, absoluutselt kõikide inimeste suhtes, sest Jumal ju ei välista mitte kedagi. Kuidas siis meie tohiksime kedagi välistada? Kristuses on kõik saanud üheks ainsaks uueks inimeseks, nii ütleb apostel Paulus. See, mis inimesi varem üksteisest lahutas, see on apostel Pauluse sõnul liha. See on väline asi. Aga nüüd oleme me saanud uueks ja üheks. Mitte enam millegi välise läbi, vaid vaimus, selle Jumala vaimu väes, kelle Jumal on meie südamesse valanud ja kelle kaudu, nagu apostel Paulus ütleb kirjas roomlastele, on ta valanud meie südamesse oma armastuse. Kui meie sees elab Kristuse vaim, siis elab meie sees Jumala armastus. Ja Jumala armastus, nagu ma ütlesin, ei välista mitte kedagi. Jumala armastusega peab kaasnema ka meie südames, ka meie sees, ka meie elus ja meie suhetes lepitus ja rahu. Sest enne me olime surnud oma patus ja üleastumistes, nagu Paulus ütleb, aga nüüd on Jumal meid oma suure armastuse pärast elavaks teinud. Selle armastusega, millega ta meid on armastanud ja mille ta on meile kinkinud, et meie nüüd selles elaksime, et meie nüüd seda üksteisega jagaksime. Kristus on meie rahu. Ta on meie rahu ja lepitus nii Jumalaga kui inimestega.
See on ühelt poolt väga suur kutsumus ja kohustus ja vastutus, aga teiselt poolt on see ju kõigepealt imeline lootus. Kristuses Jeesuses on neile, kes enne olid ilma lootuseta ja ilma Jumalata, avatud ligipääs Jumala kui Isa juurde. Meile on kingitud lootus, meile on kingitud lepitus nii Jumalaga kui meie kaasinimestega. Kristus on see, kes teeb võõrastest pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, nagu apostel Paulus ütleb. Nii et ka endised vaenlased saavad üheskoos Jumala perekonnaks, tema armastatud lasteks. See on imeline võimalus, imeline and, mis on meile kõigile kingitud. Ja just see on olnud Jumala plaan aegade algusest peale. Apostel Paulus ütleb Efesose kirja alguses, et Jumal tahab Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Kõik, mis on taevas ja maa peal, tahab Jumal Kristuses kokku võtta, alistades kõik oleva tema jalge alla, kes täidab kõik kõiges. Kristus tahab täita kõik kõiges. Tahab täita ka meie südame, meie elu, nii et ei ela enam mitte mina, vaid elab Kristus minu sees. Jumalik pääste, lepituse ja rahuplaan on tõepoolest universaalne. See on mõeldud kõigile, kogu loodule, mitte ainult inimestele, vaid tõesti kogu Jumala loodule. Jumal tahab kõik teha uueks ja täiuslikuks. Ja meil kõigil, meil igaühel on koht selles Jumala imelises plaanis. Meil igaühel, sinul ja minul, sest nagu apostel Paulus kirjutab, on Jumal meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Meid ette määrates lapse õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise hea meelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastuses. Meid kõiki, meid igaüht on Jumal oma armastuses ette määranud, valinud, kutsunud juba enne maailma loomist. Mõelgem selle peale, milline imeline and ja milline imeline lootus see on. Meil kõigil, meil igaühel on Jumala tahtel koht ja mitte lihtsalt koht, vaid tema lapse aukoht tema igaveses kuningriigis, sest ta armastab meid ja ta on meid selleks juba enne maailma rajamist valinud, ette määranud ja ta kutsub meid jätkuvalt, kutsub meid oma armastusega, selleks, et me võiksime elada nüüd ja igavesti, rahus ja lepituses, nii temaga kui kõigi oma kaasinimestega.